Tere! Suur rõõm on siin teie ees rääkida millestki muust kui geoloogiast, sest mina olen Birgit Mets. Liitusin geoloogiateenistusega spetsiifiliselt selle projekti raames. Hariduselt olen keemik ja paralleelselt töötan siis ka Tallinna Tehnikaülikoolis tööstuskeemia laboris vanemteadurina. Geoloogiaalased küsimused võite suunata minu kolleegidele, aga täna siis räägin teile fosforiidi töötlemise tehnoloogilistest võimalustest ja sellest, milline siis on haruldaste muldmetallide eraldamise potentsiaal. Kui lühidalt selle tehnoloogilise osa eesmärk kokku võtta, siis meile anti ülesanne leida Eesti fosforiidi rikastamiseks ja väärindamiseks sobivaim töötlemistehnoloogia. See tähendaski seda, et me pidime esmalt valima tehnoloogiad, mida tööstuslikul skaalal siis testida, et me saaks siis kirjeldada protsessi efektiivsust, selle toimimist, kirjeldada ära, millised on need parameetrid, missuguseid tingimusi on vaja ning sealjuures siis karakteriseerida ära ka kõik need vood, mis selle töötlemise käigus tekivad. Ja nagu mainitud, siis erilist tähelepanu pöörasime ka sellele, et milline on siis võimalus eraldada selle töötlemise käigus haruldasi muldmetalle, mida fosforiidi koostises teadaolevalt meie kivimi puhul leidub. Ja lõppkokkuvõttes siis tuli kirjeldada ka valitud tehnoloogiate majanduslikku tasuvust, aga nagu mainitud, siis selle kohta tuleb hiljem eraldi ettekanne, et mina keskendun siin just nendele tehnoloogilistele aspektidele. Alustasime siis oma ülesande täitmist siis kõigepealt sellest, et kaardistasime üldse ära, et millised on need võimalikud tehnoloogiad, mida maailmas kasutatakse ja mida oleks siis üldse võimalik testida. Ja teadaolevalt on siis 4 erinevat tehnoloogiat, mis laias laastus jagunevad 2. Esimene on siis termiline töötlus, mis nagu nimi ütleb, tähendab kõrgendatud temperatuuride kasutamist. Ja teine on siis selline natukene laiem grupp, mis tähendab mineraalsete hapete kasutamist, ehk siis näiteks võtame kas väävelhappe, lämmastikhappe või soolhappe ja kasutame seda selleks, et siis kivimi sees see meie jaoks kasulik komponent ehk siis fosfor kätte saada. Kuigi laual on nii-öelda 4 tehnoloogiat, siis meie otsustasime testida 2. Kõigepealt kirjeldan ära need 2, mis meil valituks ei osutunud. Ehk siis kõigepealt termiline töötlus, mis siis tähendabki seda, et meil on kõrged temperatuurid, ajalooliselt isegi kuni 1600 kraadi, uuemate tehnoloogiate puhul võib-olla selline 1200 kraadi. Ja selle tulemusel saadakse siis ülipuhas fosforhape, mida on võimalik kasutada toiduaine või keemiatööstuses. See produkt, mis saadakse, on väga kõrge puhtusega ja väga väärtuslik, aga paratamatult see energiakulu, mis on selle protsessi jaoks vajalik, on üüratult kõrge. Ja samas on ka väga kõrge CO emissioon. Positiivse poole pealt ei ole vaja seda tooret rikastada, mis tähendab seda, et me saaks otse selle kaevandatud materjali suunata tootmisesse, aga paraku selle protsessi käigus, kui see töötlemine läbi viia, siis need meile huvi pakkuvad haruldased muldmetallid liiguvad siis sinna tekkivasse tahkesse jäätmesse, mis tähendab seda, et sealt ei ole neid võimalik kätte saada. Ja kuna haruldaste muldmetallide eraldamine oli meie jaoks eraldi nii-öelda uurimisküsimus, siis me otsustasime selle tehnoloogia kõrvale jätta. Teine tehnoloogia, mis kõrvale jäi, oli siis lämmastikhappeline töötlus. Tuntud on ta ka kui nitrofosfaadi või oda protsess ja maailmas laialdaselt kasutatakse teda pigem just otseselt väetiste tootmiseks. Meie eesmärk oli esmalt toota fosforhapet. See fosforhappe eraldamise saagis lämmastikhappelise töötluse käigus on väga kõrge. Positiivse poole pealt võib välja tuua selle, et haruldased muldmetallid jäävad sinna tekkivasse lahusesse. Protsessi käigus ei teki meil fosfokipsi ja produktina saadakse siis üldjuhul kompleksväetised, kuhu siis on võimalik näiteks kaaliumit või erinevaid elemente lisades saada kõrgema väärtusega tooted, ehk siis näiteks NPK väetised. Paraku on antud tehnoloogial väga kõrged nõudmised sellele, missuguse puhtusega see töödeldav materjal olema peab. Et näiteks alumiiniumi ja raua ja magneesiumi sisaldustele on seal väga ranged piirangud, mõnel elemendil 0,8, mõnel isegi 0,3%. Ja meie toore paraku nendele nõuetele ei vastanud. Samuti on see ka keerukam ja kallim, kui on näiteks traditsiooniline väävelhappeline meetod ja teadaolevalt ehitati viimane lämmastikhappelisel töötlusel toimiv tehas aastal 1985, ehk siis paraku see on nii-öelda
seisma jäänud selle meetodi arendamine. Ja üldiselt ei ole ta ka setteliste toormete töötlemiseks mõeldud ja meie fosforiit on just settelist päritolu. Kui nüüd rääkida siis edasi sellest, mida me siis ka tegelikult tegime ja mida me otsustasime uurida, siis esimene paratamatult on väävelhappeline töötlus. See on nii-öelda standardlahendus, ehk siis umbes 80% maailmas kaevandatavast fosforiidist kasutatakse siis just töödeldakse siis just väävelhapet kasutades. See standardlahendus tähendabki seda, et meil on ääretult palju kogemust sellega, meil on erinevaid tehnoloogia litsenseerijaid ja tehnoloogia pakkujaid ja ka meie enda ülikoolid on teinud väga mahukaid teadusuuringuid, kus siis seda väävelhappelist töötlust on käsitletud. See töötlus eeldab seda, et meil on teatav rikastamisprotsess läbi viidud, ehk siis meil on eraldatud osa seda nii-öelda ballastmaterjali, ehk siis meie puhul liiva. See tähendabki seda, et meil on vajadus materjal eelnevalt rikastada ja alles seejärel, kui ta on rikastatud piisava tasemeni, saab selle töötlusesse suunata. Ja nagu ka reaktsioonivõrrandi põhjal näha on, siis selle töötluse käigus tekivad fosforhape ja kõrgendatud fosforisisaldusega kips, mis siis nii-öelda kõnekeeles kannab terminit fosfokips. See on väga levinud ja väga tuntud tehnoloogia ja ka need ülikoolides varasemalt läbi viidud uuringud on näidanud, et see toimib meie toorme puhul päris hästi ja seda on võimalik rakendada. Puudustena siis jah, võib välja tuua, et on see rikastamine kui eraldi protsess vaja läbi viia, mis paratamatult alati tähendab mingisuguseid kadusid. Ja enamik neid haruldasi muldmetalle, mis meile huvi pakuvad, liiguvad sinna fosfokipsi ja sealt on neid äärmiselt keerukas ja majanduslikult ka muidugi väga kulukas eraldada. Ehk siis see haruldaste muldmetallide eraldamise potentsiaal on seal kaduv väike. Ja nagu mainitud, siis tekib ka selle protsessi käigus palju fosfokipsi, millega tuleb siis edasi tegeleda. Aga paratamatult, kuna ta on selline nii-öelda standardlahendus ja maailmas tuntud meetod, siis otsustasime seda testida ja vaadata, et millised on siis meie toorme puhul just need konkreetsed tulemused, mida on võimalik just suuremal skaalal saada. Natukene nii-öelda innovaatilisema lahendusena otsustasime testida ka soolhappelist töötlust. Nagu eelnevalt mainitud, siis meil oli väga tugev tehnoloogia partner nimega Prayon, kes siis on välja töötanud protsessi, millega kõigepealt toodetakse sellest fosforiidist diikaltsiumfosfaat. Seda on siis võimalik turustada näiteks loomasöödana. Ja sellest samast diikaltsiumfosfaadist on siis eraldi väävelhappelise töötluse kaudu võimalik edasi toota fosforhapet. Nad nimetavad seda EcoFos protsessiks. See on lihtsalt selline kaubanduslik nimi. Väga suur eelis selle protsessi juures on see, et seda kasutatavat soolhapet on võimalik regenereerida, ehk siis taastoota. Selleks kasutatakse väävelhapet ja selle käigus tekib kips. See on vältimatu, aga see kips on koostiselt äärmiselt puhas, sest et kogu selle tootmisprotsessi käigus on need kahjulikud lisandid juba varem eemaldatud, mis tähendab seda, et see lahus, millest seda soolhapet uuesti toodetakse, on piisavalt puhas, et meil tekib võrdlemisi puhas kips. Väga suure eelisena võib välja tuua selle, et soolhappeline töötlus ei sea piiranguid fosforiidi koostisele ja samuti ei ole seda tooret nii-öelda traditsioonilises mõttes vaja eraldi rikastada. Meil ei teki fosfokipsi ja need haruldased muldmetallid, mis meile just väga huvi pakuvad, kontsentreeruvad siis sinna protsessi esimeses astmes tekkivasse suuremahulisse jäätmesse. Kulumaterjalide mõttes on see protsess võib-olla natukene keerulisem, sest see eeldab, kuigi nimi on soolhappeline protsess, siis tegelikult selleks, et jõuda fosforhappeni, on meil vaja nii soolhapet kui väävelhapet. Ja samuti on vaja kasutada protsessi käigus ka lubjakivi, kuna paratamatult pH-d lahustel tuleb reguleerida ja lubjakivi on selleks ääretult hea komponent. Ja nagu mainitud, siis meil tekibki 2 erinevat kipsivoogu. Et üks on siis see, mis tekib selle diikaltsiumfosfaadi tootmise käigus, mis on võrdlemisi puhas ja sellest edasi sel fosforhappe tootmisel tekib justkui fosfokips, aga võrreldes näiteks selle väävelhappelise meetodiga on see fosfokips oluliselt puhtam. Mis võib-olla on kerge miinus selle meetodi puhul on see, et maailmas küll on sellel tehnoloogial toimivaid tehaseid, aga neid on võrdlemisi vähe. Euroopas pole näiteks mitte ühtegi.
Aga vähemalt see kogemus on olemas, ka meie enda ülikoolid uurivad seda meetodit ja see tehnoloogiapartner, kes meil on, väga tugevalt arendab seda protsessi, mis tähendab, et sellel on potentsiaali. Aga liigume nüüd edasi siis teooriast ka päris tulemusteni. Käsitleme siis kõigepealt seda nii-öelda traditsioonilist lahendust ehk väävelhappelist töötlust. Nagu mainitud, siis selle esimene etapp on rikastamine, ehk siis üritame võimalikult palju meie jaoks mittekasulikku materjali ehk liiva sellest toormest eemaldada selleks, et päris töötlusprotsessi liiguks võimalikult vähe materjali ja just seda, mis meie jaoks on kasulik ehk fosfor. Ja vahtrikastamine ehk flotatsioon ongi siis mineraalsete toormete üks levinumaid rikastamise meetodeid. Et see on gravitatsiooniline eraldamine, kus siis põhikomponendid, mis meie puhul on liiv ja apatiit, eristatakse üksteisest selleks, et me saaksimegi siis kontsentraadi, milles on siis algmaterjalidega võrreldes kõrgenenud P2O5 sisaldus. Et kuigi me räägime fosforhappe tootmisest ja mis valemi järgi on H3PO4, siis turul kaubeldavate toodete võrdlemiseks kasutatakse ühtset võrdlusbaasi ehk P2O5. Et see on lihtsalt ühelt aluselt teisele ümber arvestatud selleks, et kõik andmed oleksid nii-öelda võrreldaval alusel. Ja selleks, et väävelhappeline protsess tööstuslikult saaks toimida, oleks vaja, et see minimaalne P2O5 sisaldus meie kontsentraadis oleks vähemalt 28%. See on selline tööstuslik standard ja alla selle lihtsalt need protsessid ei toimi. Seega seadsimegi siis pilootkatsete eesmärgiks, need katsetused viidi läbi Kanadas, toota fosforiidi kontsentraat, milles oleks minimaalselt 30% P2O5 ja nii-öelda ebasoovitavate lisandite hulk oleks piisavalt madal. Seda siis tähistab see kolmetäheline lühend MER ehk magneesiumi, raua ja alumiiniumi suhe sellesse P2O5. Ja kogu selle protsessi optimeerimise käigus siis määratigi kõigepealt see sobiv osakese suurus, kuna paratamatult kõik need protsesside efektiivsused sõltuvad sellest, kui suured on need osakesed, millised on nende pinnaomadused, kuidas nad on ette valmistatud, siis paratamatult tuleb materjali tavaliselt jahvatada ja meie puhul jäigi siis selleks optimaalseks suurusjaotuseks 37–150 mikronit. Aga nagu mainitud, siis iga protsessi käigus paratamatult on tegemist kadudega ja juba selle esimese jahvatamise käigus tekib siis meil hästi peeneid osakesi, umbes 10–11% ja juba sellega on meil teatav kadu meie kasuliku aine osas. Aga saime oma eesmärgi täidetud ja saime nii-öelda edasise töötlemise jaoks sobiva materjali kätte. Ja selleks, et see rikastamine siis läbi viia, siis tööstuslikult on meil tegemist ühe nii-öelda jadamisi toimiva pideva protsessiga. Paraku, aga katselise tegevuse käigus, me räägime siin pilootskaalast, mis on kilogramm tasemel, kilogrammid materjali tunnis, siis toimus liivaosakeste settimine seal reaktorites ja meie partnerid siis ei saanud neid etappe järjestikku läbi viia. Ehk siis see protsess tinglikult jaotati 2. Esimeses etapis toimus siis püriidi ja karbonaatsete mineraalide eemaldamine. Need siis ongi need samad rauaühendid ja muud ebasoovitavad lisandid. Ja selle tulemusel saime siis materjali, mis sisaldas umbes 90% sinna protsessi sisenenud materjali massist ja 89,2% fosforist, ehk siis juba järjekordselt tegelikult on tegemist väikeste kadudega. Ja teine etapp ongi siis see meie huvipakkuva osa ehk apatiidi flotatsioon, mille tulemusel me siis saime materjali, kus sinna kontsentraati jäi 35% materjali massist ja umbes 92,7% P2O5-st. Et siin fotol on siis ka näha, kuidas see flotatsiooni protsess laboris toimub, et nii-öelda õhumullikestega siis üritatakse see kasulik materjal sinna pinnale tõsta ja siis lihtsalt nii-öelda lükatakse või kraabitakse ta sealt ära ja kogutakse kokku ja siis ebasoovitavad ühendid settivad põhja. Optimaalne skeem siis antud juhul oligi fosforiidi jahvatamine ja peenosakeste eemaldamine, seejärel püriidi ja karbonaatsete mineraalide eemaldamine, apatiidi flotatsioon, saadud kontsentraadi kuivatamine ja siis ka jäätmete kuivatamine. Kui see kogu protsess kokku võtta, siis selle üldine P2O5 saagis oli 72%, ehk siis juba ligi
natuke rohkem kui veerand meie materjalist tegelikult läks kaduma. Ja nagu mainitud, siis selle protsessi käigus tekib ka paratamatult suur hulk jäätmeid, mis laias laastus võib jagada kahte, mis on siis kõrge ja madala väävlisisaldusega rikastusjäätmed. Eks see kõrge väävlisisaldusega rikastusjääde tulenebki sellest püriidi sisaldusest, mis meie toormes on. Aga saime oma püstitatud eesmärgi täidetud, saime kätte oma fosforiidi kontsentraadi ja siis oli võimalik see suunata fosforappe tootmisesse. Võtsime selle traditsioonilise lähenemise, milleks on siis dihydraattingimused. Kõigepealt siis toodetakse võrdlemisi lahjahape, kus on siis 25–30% P2O5 ja see siis seejärel kontsentreeritakse, sest turul kaubeldavates toodetes on P2O5 sisaldus minimaalselt 52%. Suhteliselt lihtne aparatuur, 2 järjestikust reaktorit, ühte suunatakse kõik reagendid, teises lihtsalt toimub selle osakeste viibeaja pikendamine selleks, et need protsessid saaksid optimaalselt toimida, et neil osakestel oleks piisavalt aega reageerida, saaksid moodustuda meie kipsikristallid ja saaksime siis oma produkti siis kõrvalvoogudest eemaldada. Saime ilusti kätte umbes sellise 25–30% sisaldusega lahjahappe, mille fosfori eraldamise saagis oli siis umbes 80%. Paraku antud laboris selle edasine kontsentreerimine ei õnnestunud, sest et see labor otseselt sellele kontsentreerimise etapile suunatud ei ole, ehk siis need seadmete võimekus oli pisut piiratud, aga õnneks meil olid teised katsetused veel teise tehnoloogiaga, mis sisaldasid samuti seda happe kontsentreerimise osa ja seal oli ilusti võimalik ära näidata, et see on tehniliselt väga lihtsalt teostatav. Teise suunana, nagu mainitud, siis testiti soolappelist töötlust ehk ECOFOS-protsessi. Skemaatiliselt selline nii-öelda ringprotsess, kus siis kõigepealt fosforiit lahustatakse soolhappes, see on siis see moodul 1A seal skeemi peal, eemaldatakse selle käigus fluor, mis teeb üldiselt enamik keemilisi protsesse palju keerukamaks, kui nad olla võiksid. Tekivad siis tahke M1A ehk moodul 1A jääk ja monokaltsiumfosfaadi lahus. Seejärel see monokaltsiumfosfaadi lahus suunatakse moodulisse 1B, kus see siis neutraliseeritakse lubjakivi kasutamisega ja tekivadki siis selle meie produkti ehk dikaltsiumfosfaadi kristallid. Ja need siis eraldatakse, alles jääb lahus, mis siis ehk siis see filtraat, mis sisaldab 13–16% kaltsiumkloriidi, mis siis suunatakse edasi moodulisse CCP ehk calcium chloride purification, kus ta siis puhastatakse, tõstetakse lahuse pH piisavalt, et kõik ebasoovitavad ühendid nii-öelda välja setitada, tekib tahkejääk, mis on võimalik eraldada ja seesama kaltsiumkloriidi lahus ongi siis see, millest moodul 4 on võimalik uuesti tekitada soolhape. Selleks siis lisatakse väävelhapet, tekivad reaktsiooni käigus kips, mis on võrdlemisi puhas ja soolhape. Kui nüüd rääkida siis nende pilootkatsete tulemustest, siis kui need esimesed 2 moodulit kombineerida, saadi siis P2O5 saagiseks 75,2%. Olulisem on just see, et kuidas toimub see esimene moodul, ehk siis see, kuidas see fosforiit, ehk siis meie spetsiifiline toore selle protsessi käigus käitub ja kuidas ta lahustub. Et paratamatult see esimene lahustumine on natukene madalama efektiivsusega ja see moodul 1B, see on juba selline teada-tuntud keemia nii-öelda ja see on oluliselt kõrgema saagisega. Tööstuslikul skaalal, aga kui me skaleerime neid protsesse üles ja võtame arvesse ka neid erisusi, mis on pilootskaala ja tööstusliku skaala vahel, siis hinnanguliselt võiks see realistlik saagis olla 67%. Kui rakendada erinevaid nii-öelda leevendusmeetmeid, neid jääke näiteks rohkem pesta ja üritada paremini neid jääke puhastada, siis hinnanguliselt oleks ikkagi võimalik see saagis saada üle 70%. Mis on aga oluline, on see, et umbes 90% meie toormes olnud haruldastest muldmetallidest kontsentreerusidki siis sinna esimese mooduli käigus tekkivasse jääki. Ja sinna läks paratamatult ka suurem osa nendest kadudest, mis tekkis, ehk siis see esimene jääk sisaldas paratamatult ka veidi fosforit. See dikaltsiumfosfaat, mis me tootsime, enamasti vastas Euroopa Liidu loomasööda normidele, et seal olid üksikud nii-öelda ebakõlad, aga need tööstuslikul skaalal on võimalik viia normidele vastavaks.
oli võimalik enamik sellest kasutatud soolappest regenereerida, juurde lisada oli vaja siis ainult umbes 1/3, ehk siis umbes 2/3 saime siis nii-öelda taastoota, aga on ka teada see, et tööstuslikult see juurde lisamise vajadus on tavaliselt väiksem. Ja kui me räägime siis tekkivatest jäätmetest, siis see illustreerib väga hästi seda, kui palju on meil fosforiidis nii-öelda seda mittevajalikku osa, ehk siis seesama moodul 1A jääk, kuhu liigub suurem osa liiva ja kõike neid muid ebasoovitavaid asju, aga ka meie haruldased muldmetallid, on siis 2,85 miljonit tonni sellest 4,4 tonnist, mis meil tegelikult protsessi sisse läks. Kuna see dikaltsiumfosfaat sai väga edukalt toodetud, siis oli järgmine etapp toota sellest fosforhape. Siin tegime seda hemihüdraattingimustel, kus me saame natukene parema sisaldusega produkti ja see tähendab ka seda, et need vajalikud seadmed, mis oleks selle protsessi läbiviimiseks tarvis, oleks siis ka veidi väiksemad ja see protsess toimuks nii-öelda lihtsamalt. Ja samuti on siis ka selle tavalise dihüdraatrežiimiga võrreldes veekulu väiksem, ehk siis tehniliselt on ta justkui natukene parem protsess. Ka see, et fosforhappe tootmise etapp on võrdlemisi lihtne, lisame esimesse reaktorisse meie eelnevalt toodetud dikaltsiumfosfaadi, teise väävelhappe, toimub selline retsirkulatsioon ja selle käigus siis saamegi oma fosforhappe ja eraldame siis selle käigus ka kipsi. Ja nagu mainitud, siis see tekkiv hape on justkui lahja, sest ta tuleb edasi kontsentreerida, et me saaksime siis turul kaubeldava toote. Ja nagu ma eelnevalt mainisin, siis see dikaltsiumfosfaat on hästi puhas, mis tähendab seda, et ka toodetud hape on oluliselt puhtam ja samuti siis ka tekkiv kips. Kuna see toodetud dikaltsiumfosfaat oli niivõrd puhas, siis kuigi eesmärk oli kontsentreerida sinna umbes 43 ja 44% juurde, siis oli isegi, oli eesmärk saada see 43–44% sisaldav hape, siis tegelikult oli võimalik saada isegi kõrgema sisaldusega hape. Ja need mõlemad toodetud happed olid siis äärmiselt puhtad, enamike elementide sisaldused olid pigem sarnased, erinevusena võib välja tuua kloori ja fluori sisalduse, sest et kui me tahame saada nii-öelda kõrgemat kontsentratsiooni, siis meil on vaja kõrgemat temperatuuri ja näiteks sügavamat vaakumit, mis tähendab seda, et need elemendid lihtsalt aurustuvad natukene rohkem selle käigus ära. Ja see on siis see nii-öelda lahja hape ja selle me saime siis väga ilusti kätte, väga puhta kvaliteediga. Seejärel saadeti see siis kontsentreerimisse, kus nagu öeldud, oli vaja lihtsalt seda P2O5 sisaldust tõsta ja saime väga kõrge efektiivsusega ehk 97% efektiivsusega kätte ja sealjuures need toimunud kaod olid siis minimaalsed. Et see on võrdlemisi lihtne ja tehniliselt pigem kergesti teostatav etapp. Kui nüüd võrrelda neid kahte erinevat meetodit, siis mõneti on see natukene keeruline, sest et vaheproduktid on erinevad, tekkivad jäätmed on erinevad reagentide kulud ja see, millist tüüpi reagente on vaja. Aga ometi kuidagi me neid ju võrdlema peame. Et siin tuleb kindlasti silmas pidada seda, et kui me räägime väävelappelisest töötlusest, siis antud juhul võeti selleks fosforiidi P2O5 kontsentratsiooniks 9,74%, mida Einar enne oma mäemudeli, vabandust, ma näen, et aeg hakkab otsa saama, aga nii põnev on. Siin kasutati siis seda 9,74%, aga soolappe puhul, kuna me seal lähtusime labori tulemustest rohkem inseneri arvutustest, siis seal võeti see päriselt mõõdetud sisaldus ehk 12,5%. Ja ka need vaheproduktid on erinevad, et see kontsentraat, mis toodetakse väävelappelise töötluse käigus, seal on meil 32,3% P2O5, aga samas soolappelise töötluse dikaltsiumfosfaadi puhul on 40,6%. Ja samuti on need stsenaariumid, mis me nii-öelda oma arvutustes läbi käisime, millest majandusosas hiljem pikemalt räägitakse, natukene erinevad. Ehk siis väävelappe puhul suunatakse kogu see toodetud kontsentraat siis fosforappe tootmisesse, aga kui vaadata ka turumahtusid ja olukorda, siis soolappe puhul soovitati meil näiteks ühe selle dikaltsiumfosfaadi või 1/4 sellest tootmisest saata siis nii-öelda selle dikaltsiumfosfaadi müügiks, selle kui eraldi toote ja siis ülejäänud 3/4 saata siis fosforappe tootmisesse. Aga
üldjoontes, kui me seda efektiivsusi ja tulemusi vaatame, siis võrdlemisi sarnased tulemused, mõlemad meetodid on tehniliselt toimivad, me saame kätte oma turul kaubeldavad tooted ja kaod on ka pigem samas suurusjärgus. Aga kuna tahtsime vaadata siis ka haruldaste muldmetallide eraldamise võimalust ja see oli võimalik ainult siis sellest soolhappest tekkivast jäägist, siis saadeti osa seda jääki Norrasse, kus siis on vastavad eksperdid, kes siis töötasid välja just sellele materjalile sobiva meetodi, kuidas oleks siis võimalik saada need haruldased muldmetallid, mis on selles jäägis, turul kaubeldavasse tootesse ehk siis karbonaatsesse vormi, sest need karbonaatses vormis haruldased muldmetallid on kõige stabiilsemad ja nendega on turul kõige lihtsam kaubelda. Kui me võtame kogu selle voo, mis oli 2,85 miljonit tonni, siis selles on 0,16% kogu haruldaste muldmetallide oksiide. Mis tähendab seda, et kui me selle arvutame ümber nii-öelda võimalikule puhtale kujule, siis see on tegelikult alla 3 tonni aastas. See on väga väike kogus. Mis tähendab ka seda, et see töötlemisse minev materjali hulk on väga suur, mis paratamatult teeb iga töötlemisprotsessi kulukamaks, keerulisemaks, kuna need mahud lihtsalt on niivõrd suured. Ja samuti siis, kuna paratamatult on meil tegemist ka uraani sisaldava materjaliga, siis tuleb ka sellele mõelda, et kuidas see selle protsessi käigus jaotub, kuidas seda on võimalik eemaldada, sest et radioaktiivsete jäätmete ja materjalide käitlemine üldjuhul vajab erilubasid. Tulemusteks siis nii palju, et jah, meie partnerid töötasid välja 4-etapilise protsessi ja me jõudsime siis selle haruldaste muldmetallide karbonaatse seguni, aga see sisaldus jäi seal, see kogu haruldaste muldmetallide oksiidi kujul sisaldus on umbes 1%. Nagu ma mainisin, siis selles materjalis, mis läks töötlusesse, oli 0,16. Ehk siis tegelikult vähem kui 10-kordne nii-öelda kontsentreerimine. Ja kui me võrdleme seda turul kaubeldavate toodetega, siis nendes on see treo ehk siis haruldaste muldmetallide oksiidide kogu sisaldus rohkem kui 40%. Ehk siis jah, meil on tehniliselt töötav meetod, meil on võimalik neid samu samme korrata ja seda protsessi nii-öelda edasi arendada selleks, et seda treo sisaldust tõsta. Paraku aga me sellest otsustasime loobuda, sest et juba praegu selles etapis saadud produkti puhul need tootmise, opereerimise ja kapitalikulud ületavad oluliselt seda saadavat võimalikku tulu. Ehk siis paratamatult see on võimalik, aga see on lihtsalt ääretult kallis. Ja lühidalt siis ka natukene vara veel, mul on viimane slaid. Et kui see kõik kokku võtta, siis paratamatult aega oli natukene vähe ja tuli siin veidi kiirustada, aga see kokkuvõte siis ongi, et me võtsime need 2 erinevat tehnoloogiat ja kui varasemalt kõik need eelnevad teadusuuringud, mis meil on tehtud, need on läbi viidud laboriskaalal, mis tähendab seda, sa võtad näiteks oma kolvi või katseklaasi, sa teed selle reaktsiooni läbi nii-öelda ühe portsjonina. Sa näed 10 minutit, hüpoteetiline suurus lihtsalt, saad kätte oma mingi saagise. Paratamatult tööstuslikult toimivad need protsessid teistmoodi. Meil on tegevist pidevalt 24/7 toimivate protsessidega, kus erinevad vood ringlevad, suunatakse kuskile etappi sealt tagasi. See ei ole nii lihtne, et me võtame lihtsalt laboriskaalal saadud tulemused ja skaleerime need üles või ma ei tea, korrutame mingi koefitsiendiga. Paratamatult sellised katsed tuleb lihtsalt läbi teha, et näha, millised need päris tulemused on. Ehk siis jah, viidi läbi nii laboratoorsel kui pilootskaalal siis 2 erinevat fosforappe tootmise tehnoloogilist katsetust, soolappeline ja väävelappeline töötlus. Analüüsisime vaheetapina seda, kuidas toota fosforiidi kontsentraati ühel juhul või siis teisel juhul digatsümfosfaati ja järeldasime, et need mõlemad meetodid on tehniliselt teostatavad ja me saame nende abil kätte turul kaubeldava toote. Fosforikaod olid suhteliselt samas suurusjärgus ja tekkiv jäätmete hulk, kui need kipsid siis eristada, oli ka pigem võrreldav. Ja uurisime siis ka haruldaste muldmetallide eraldamise potentsiaali just sellest soolappelise töötluse käigus tekkivast jäägist ja töötati välja ka eraldi protsess, kuidas see kõik läbi viia, aga paratamatult selle tõttu, et need soovimatud lisandid seal materjalis olid liiga suurte sisaldustega ja meie huvipakkuvad elemendid just vastupidi liiga madalate sisaldustega, siis
turul kaubeldava materjali puhtus- ja kvaliteedinõuetele see toode kahjuks ei vastanud. Ja see on nüüd siis, nüüd on kõik, aitäh!